Martti, mida on kuulu, mida on tänin, jah? No sa oled siin pikka aega neid jalgpallikolmapäevasid teinud, nüüd on minu kord. Nonii, vaatame! Ei, räägi natukene eelmisest osast ka. Ma arvan, et ohtu meil veel ei ole, on ju, et me peaks kiilakaks laskma ennast. Veel ei ole, aga see kõik on teie kätes, nii et kui te tahate, et me Martiga ennast kiilakaks ajaksime või teeksime talle mingi muu ropusoengu pähe, siis väga lihtne, 30 000 subscriberit ja we'll do it. Alusta juba ise, vajuta alla subscribe, lülita sisse kella see notification ka, siis sa tead, millal me jälle midagi üles laeme. Aga hommikul kell 7. Ja teine asi on see, et kui me nüüd tegime tegelikult kui laivi ja me oleme jalgpalli kolmapäevasid teinud, siis teate, see härra siin, ta räägib teid surnuks. Jalgpalli koha pealt. Ja tead, mis me täna teeme või? Iga kord, kui ma nüüd nagu annan sulle selle ülesande, arvata ära, kas nüüd järgmine löök läheb väravasse või mitte, on sul ainult 5 lauset võimalik öelda. ei, ma tegin nalja. Ma katsun teha siis täna lühemalt kui tavaliselt ja võtta kompaktsemalt oma mõtte kokku ja mitte minna väga süvitsi jalgpalli ajalooga ja juba ma räägingi pikalt. Nii et Martti alusta, palun. Just, võtame siis lahti. Ma olen valmistunud sulle ette 6. Kuule, aga meil on üks probleem praegu selle kõige juures. Nii. Juua ei ole. Juua ei ole, muidugi ei ole. Would you please bring something to drink? Okei, igal juhul, tagasi mänguurde. Kuna me valmistume siin tegelikult ju MM-iks, niiviisi, siis kõige parem valmisolek peaks kõigil olema MM-i ajal see, et sa tuled püsti ja hakkad karjuma. Goll. Nii et täna me harjutame Laurit juba väikselt selleks ette, et ta saaks juba löögi hetkest aru, et nüüd on värav tulemas. Sinu teha on... Ega ma muidu ei saa. Aga teie nagu vaatajad saate ka nüüd hakata ennast valmistama siin koos meiega selleks, et need on nüüd niisugused olukorrad, kus hakkavad väravad tekkima ja mina pausin ühel hetkel ja Lauri peab siis ära arvama, kas see läheb väravasse või siis võib rahulikult istuda diivanis ja see pole mitte midagi. No nii, aga vaatame, proovime siis, kuidas mul selle asjaga läheb. Noh, siin esimene kohe suurelt on ju. Penaldo. Nüüd penalt on. Penalti või? Sisse lööb. Juba enne või? No ma tean, ta lööb penaltit sisse väga palju, enam penaltit lööb sisse. Nii et sa arvad, et... Ta eksib väga harva penaltitega. Väga harva. Kui ma eksi, siis tema on löönud mööda oma karjääri jooksul 21 penaltit. Aga palju ta nüüd üldse löönud on? Ei tea. Väga palju. Nii et sa arvad, et tuleb sisse? Ma pigem arvan, et tuleb sisse. No nii, vaatame. Mis sa arvad, et ma nüüd tulen ja viskan sul Ronaldo ette, lasen Ronaldo sisse ja siin saates näeb? True that. Ta lööb enamus penaltit sisse, ta muidugi lööbki väga palju väravaid penaltitest, et kui vaadata tema nagu hooaja statistikat palju et ta läheb ja näitleb natuke, siis viskab pikali. Ei, vahet ei ole isegi, kui keegi teine meeskonnas penalti teinib, siis nagu Ronaldo läheb seda alati lööma, et tal päris suur protsent hooaja löödud väravatest üldsegi moodustavad penaltit. Vaatame järgmist. See on värav. On jah? See on Lionel Messi esimene värav Barca eest. Või ei ole? Ta ei ole. See on üldse Ronaldinho ja ta lõi siit kaugelt peale ja ma julgen oletada, et see läheb, ma tean isegi vist, et kui see on see video, see peaks... See läheb sisse, kindlalt läheb sisse. No vaatame. No see oli ikka juhtkalt ilus värav. See oli esimene värav, mis on Ronaldinho Barcelonas. Niimoodi ilust üles latti põrkab nagu lihtsalt mitte mingit võimalust ei anta nagu väravavahile. Ja kui te ei tea sellist jalgpallurit nagu Ronaldinho, siis lööge ta nimi YouTube'i sisse ja vaadake tema skill videosid. See Messi ja praegune Ronaldo on täiesti... Ma ise, kui ma tegin researchi selle videoks, ma olin ka mingi sellised mingid pikad poole väljaku pealt mingi curve volid sisse, lihtsalt ma olin mingi mida? No nii. Siin kas Suarez lööb nüüd sisse, ta mängivad PSG vastu. PSG käest me oleme... Kus sa tehad sellist asja nagu? Ma näen särgi järgi. See on nii blurrine video. Jaa, aga siin see särk on nagu kindlalt nagu see keskelt valge triip sinisel särgil on PSG särk. Ma arvan, et Suarez kõmmutas selle mööda. Kuigi, kui sa paned Barcelona video mulle ette, siis sa tahad head ja näitled, kuidas nad sisse löövad, aga samas sa tahad mind trikitada ka pidevalt, nii et Suarez lööb mööda. No muidugi. Sisse läks ju. Jaa. Oot, kuule nüüd sellepärast teisi sisse. Mitte longest veokever, vaid longest kool. Ronald hakkab lööma siin, on ju. Tuleb mööda selle penalti jälle. Nüüd on jälle küsimus, on ju, kas ma trikitan sind, et ma nagu alguses andsin sul selle ja nüüd nagu mängin sinu tunnetega. Ma arvan, et Ronaldo lööb selle penalti sisse. Niiviisi.
väravaht tõrjus ära. see oli kuidagi postist vastu väravavahi selga või näita mulle palun uuesti seda. Vaata, väravaht hüppab teisele poole, tuleb vastu postisse. Ai, käed küll. Ta tsippis keskele mingi ülikäki ja väravavaht ei liikunud paigast ära. Okei, davai. No ma ütlesin sulle, ma ei lase, vabandan jällegi kõiki Hala Madrid, kes te siin hakkate kommenteerima. Te lihtsalt ei saa siin nagu Ronaldole kreditit üldse vaja. Siin on 2 tüüpi, kelle lihtsalt ei meeldi Ronaldo. Aga meile ei meeldi ta kui persoon, mängijana ja jalgpallurina väga vinge, äsalt paneb. See, et mulle Justin Bieber ei meeldi, ei tähenda seda, et ma teda respekteerin. Niiviisi. Siin on nüüd nükene üks pikk sööt ette, on ju. Võin öelda, et Liverpool mängib. Ja see on West Ham United, kelle vastu nad mängivad minu arust või on Aston Villa. Kahjuks on see, et kui ma neid netist otsin, need on nii blurrised. Jaa, aga siin tuleb värav. Ragnar Klavan, kes selle värava lööb mängu 3. lisaminutil ja päästis punkti minu arust või isegi 2. No nii vaatame. Tõsi? 2-1 Ragnar Klavan! Estonski natsionaalne futbolist! Igal oli, järgmine on siis sinule boonus. Boonus? Just, mis arvad, kes lööb seda? Seda või? Jaa, väravas on üks väike poiss. Tribüüni veel 2 inimest. Jah. Kes see lööb seda? No eks see mina olen, kes seda lööb, kui sa seda videot näid. Ma ei tea, oota! Kas ma olen kunagi niimoodi löönud palli, et sa ole saanud filmida seda või? Ilmselt olen küll. Ei, tegelikult läks mina väikse poisi juurde, anna pall! Anna pall või? Anna pall! Ja sina löönud või? Mina löön. Vaatame selle olukorra ära, kui ma hakkan lööma, sina siis hinda. Davai. Nonnii. No nagu me juures olevat pildilt näeme, siis jalgade asetus on täiesti vale, eks ole. Löögi hetkel peaks olema jalg ikkagi palli kõrval, mitte siin kusagil lipa-lapa. Aga no nii poiss saimab suunda, poiss ilmselt hüppab vasakule poole, mulle tundub. Kurat, siit sellest jalast midagi aru. No ütleme, no ma loodan, et sa olid sisse, kuigi sa oled selline mees ka, kes paneks sellise video ülesse, kus sa ei löö sisse. Your mind games. Marti lööb penalti sisse, ma loodan, et ta on vähemalt nii tubli poiss. Nii. Opa! See oli kusjuures first try'ga kohe esimesel korral lihtsalt läksin ja mõtlesin poistelu suured tänud, et te lasite ka tõesti mul seda teha. Jaa, aga väga kaval penalti keskele, nii et... Nüüd kindel. Jaa, ja sa juba nägid, et väravaht oli liikumises ka, millega sa kindlasti ei osanud arvestada. Ma lihtsalt vaatasin, mul oli see, et pall on maas, pall peab sinna minema ja siis mina lähen ja löön. Jalgpalli MM on kohe käes ja meie oleme varunud selleks endale päris palju Coca-Colat juba. Just, ja me oleme valmis ära andma veel rohkem Coca-Colat, kui te olete ka näitamas meelust ülesse, et te olete MM-iks valmis. Selleks, et Coca-Colat sellel nädalal meilt saada, ei tule teha mitte midagi muud kui... Üks pilt endast, kus sa poseerid näiteks Coca-Colaga või hästi palju Coca-Colaga, kus sa seda varunud oled. Pane juurde alla hashtag. Jalka MM-iks valmis. Ja me käime tšekime seda hashtag iga päev ja kõik, kes pildi üles panevad, saavad kindlalt laigi. Et võitnud juba oled sa kohe, kui sa pildi üles paned. Ja ma arvan, et mõned vägevamad pildid saavad ka meie käest follow, nii et... Jaa, miks mitte. Nii et ole kindlasti loominguline ja võta Coca endaga kas või jalgpalli kaasa mängima. Aga eelmise nädala võitja leiate ilmselt Lauri Instagramist ja nendega on kontakteeritud. Ja, võitjatega võetakse ühendust. Aga mis seal ikka, kui sa tahad juba teada, mis homme toimub. Ja kui sa tahad, et sinu ühendust võetakse, siis pane ka subscribe. Jah, muidugi. Täpselt. Ja me enam juba jälle homme. Tšau! Järgmises osas! Lisaaeg on, kui need penaltid on nüüd juba. Torve Dr. Strange, minu arust siin ei ole küsimust.